Tere tulemast siis esimesele eestikeelsele AdWordsi webinarile. Minu nimi on Anna-Mari. Ma töötan siin Google'is Iirimaal siis Eesti klientide AdWordsi kontodega. Ja meie esimeseks teemaks on siis, kuidas kasutada AdWordsi esimest korda. Tegemist on siis üsna sissejuhatava videoga, üsna lihtsaga. Siis kuidas kasutada AdWordsi esimest korda, et tegemist on väga sissejuhatava videoga. Selle webinari lõpus ma siis jagan teiega ka erinevaid lehekülgi, kust saada lisainformatsiooni. Kõigepealt siis tuleb minna google.com/AdWords. Ja nagu te näete, siis siin üleval paremal nurgas on meil siis sign in. Nüüd sign in siis, eks ole, tähendab seda, et see on nüüd juhul, kui meil on juba olemas loodud AdWordsi konto, juhul kui mitte, siis me lähme get started now. Palju on küsitud minu käest seda, et kas peaks olema tegemist siis Gmailiga, kui te kasutate emaili, ja see ei ole üldse oluline, et võib olla Gmail, aga ei pea olema. Siis te lähete siit sisse või siis loote uuesti konto. Nii. Kindlasti ma tahaksin esimesena ka kohe öelda, et kui te loote oma AdWordsi kontot, siis tuleks meeles pidada, et te saate valida valuutat ainult ühe korra ja siis ühesõnaga Eestis peaks olema eurod. Seda hiljem muuta ei saa. Juhul, kui teie ettevõte tegeleb siis nüüd mõnele muule turule suunatud reklaamidega, siis võib olla tõesti vajadus ka valida teine valuuta, aga Eestis oleks siis euro. Reklaamide ülesehitus on üsna lihtne, tegemist on siis kampaania tasemega esimeselt kohalt. Järgmine on siis meil reklaamigrupid, mis siis koosnevad märksõnadest. Ning oluline on siin meeles pidada seda, et märksõnad on siis need, mille järgi hiljem siis kasutajad hakkavad leidma teie reklaame Google'is. On ka teisi sihtimisvõimalusi, kuid sellesse me hetkel ei lähe, et täna on siis tõesti väga selline üsna tavaline, et hiljem ma püüan ka selle kohta teha webinare. Nii, ja siis nüüd ma lähengi kohe, näitan teile kontos, kuidas neid asju teha, siis saad ise pärast uuesti üle vaadata, et lihtsalt näidata teile ette mõned näited, kuidas see käib. Tegemist on siis nüüd AdWordsi kontoga. Mul on see inglisekeelne, ma näitan teile korraga seda, kuidas seda teha eestikeelseks. Pärast ja-märki kirjutame siis HL võrdub ET ja uuesti võrdub. Vabandust, uuesti ja-märk. Siis paneme, eks ole, enterist läheb eestikeelseks. Alati tegelikult ka teisi keeli, kui vaja on. Nii, ja siis ütleme nüüd kõige olulisem asi, mida peaks vaatama siin online campaigns. See on ka see koht, kuhu me tavaliselt siis, kui te ütleme, võtate meiega ühendust mingite küsimuste puhul, siis siia me nagu juhiks teid edasi. Liigume nüüd siia allapoole, kus on siis pluss punane campaign. Ja esimene asi, mida me valime siin täna on siis Search Network with Display Select. Miks me valime selle kampaania tüübi? Hetkel on siis see kõige tavapärasem kampaaniatüüp. Tegemist on otsingukampaaniaga ja otsingukampaania, mis siis on display lisavalikuga. See tähendab siis seda, et kasutajad, kes on display tüübi peal, otsivad näiteks teie reklaame, siis see reklaam tuleb seal vastavalt välja, kuigi tegemist on otsingu võrgustikuga. Et teine võimalus siis oleks meil, eks ole, display network only, aga siis tegemist on sellisel juhul piltreklaamidega. Vajutame siia peale. Ja nüüd avaneb meil uus aken siin ilusti. Nii, ma jätan siis hetkel selle campaign name'i selleks, mis ta on siin. Selle mõte on nüüd selles, et taaskord te võite valida absoluutselt, mis te ise soovite. Panete siia mingi muu nime, see ei ole üldse oluline. Ja palun valime ka siis all features, et selle mõte on selles, et hiljem teil oleks endal võimalik teha lisamuutusi, et kui kampaania on standard, siis lihtsalt kõike ei ole võimalik teha, et selle all features'i puhul saab nagu kõike. Liigume allapoole ja siin networks ja kõik see jääb samaks, see ei ole hetkel oluline. Kui me nüüd lähme veel allapoole, siis meil näitab, eks ole, locations või asukohad. Mul on siin automaatselt olnud Iirimaa, paneme nüüd Eesti. Ta leiab Eesti üles ja siis lisame Eesti ka siia. Ja nüüd järgmine aken, mida me näeme, on siis keeled.
Nagu te näete, ta näitab automaatselt need keeled ära, mis peaksid olema eesti, vene ja inglise. Põhjus, miks need 3 keelt tulevad välja, on siis selles, et neid 3 keelt siis kasutatakse Eestis kõige rohkem, neid kasutatakse kõige rohkem siis interneti avajates. See siis tähendab seda, et kui teie sihtmärgiks on mõni muu riik, siis tuleks valida vastavalt mõni muu riik ka. Ja mõned muud keeled, näiteks kui te sihite Soomet, siis tuleks panna, eks ole, inglise, rootsi ja soome. Kuigi tegelikult võite ka panna muid keeli, aga oluline on see, et ta läheks selle riigi kokku. Nii ma valin need 3 keelt siin ära. Nüüd läheme allapoole. Nii. Järgmine on meil siis bid strategy, pakkumisstrateegia. Selle koha pealt ma nüüd ütleksin niimoodi, et oluline oleks siin valida praegu jätta selle peale, mis on siis all manually set bids for clicks. Mis see tähendab? Siis põhimõtteliselt seda, et tegemist on siis, mis on teie maksimumsumma, mida te olete nõus ühe kliki eest maksma. Miks see valida? Põhjus on see, et siis Google'i süsteem näitab teie reklaame, et ta püüab hoida reklaami näitavust pidevalt. Muidu võib juhtuda, et eelarve saab otsa või siis keegi teine reklaamija, kellel on kõrgemad pakkumised, tema reklaam siis ikkagi tuleb rohkem välja, et selle läbi siis süsteem püüabki rohkem teie reklaame näidata ka. Ütleme, et paneme siia siis 50 senti praegu. Ja nagu te näete, mul on siin praegu $, sellepärast, et see on mul proovikonto, et taaskord siis rõhutan, et meie peaksime valima siia euro. Ja paneme siis praegu suvaliselt siia umbes $8, €8. Veel allapoole minnes on meil siis reklaamilaiendid ehk ad extensions. Nüüd siin me võime selle muudatuse teha, aga võite ka hiljem, kui te olete juba kampaania ära olnud, siis võite tegelikult minna siis ad extensionsi ribale ja sealt võite uuesti muudatused teha, et siin pole nagu väga oluline. Ma näitan teile hetkel siit ära, et ütleme niimoodi, et need, mis siin valida, tavaliselt see nüüd jällegi sõltub teie enda ärimudelist, aga seletan siis näiteks teile kohe lahti siin 2 tükki, Sitelinks ja Call. Sitelinksi mõte on siis selline, et põhimõtteliselt on tegemist lingiga, mis viib mingile kindlale lehekülje osale teie koduleheküljes siis, mis siis lihtsamalt veel seletada, ütleme, et kindlasti olete ka ise näinud reklaamides, kui nad tulevad Google'is välja, on teinekord sellised lisalingid juures, näiteks kontakt. Ja kui te vajutate selle kontakti peale, siis tulebki selle lehekülje kontakti osa lahti, et see ongi sitelink. Mul on siin eelnevatest proovikordadest jäänud üks peale, muidu te lihtsalt läheksite siia alla, panete new sitelink, aga mul on siin praegu mingisugune vanem jäänud ja siis lihtsalt panete siit sinisest lisama ja siis saategi selle ära siia salvestada. Et niimoodi see käib ja niimoodi saate muuta. Ja nüüd ma näitan selle call extensioni ka ära. Call extensions on selles mõttes üsna siis vaatav tegemist on mobiili või tavalise telefoninumbri lisamisega. Eriti vajalik on see klientidel, kes otsivad, et siis kasutaja võtaks nendega ühendust, aga see on ka üleüldiselt väga hea selline lisa oma reklaamidel ja kindlasti on see vajalik siis, kui teie soovite hakata keskenduma näiteks mobiilsetele reklaamidele, sest et see on ju loogiline, et kui keegi leiab teie reklaami mobiilis või siis tahvelarvutis, siis on õigemini just eriti mobiilis, aga ka tahvelarvutis, siis on väga hea, kui te saate kohe ühendust võtta ja siis see number tuleb seal välja. Ja siin te saate siis new phone number selle lisata. Nii. Ja nüüd lähme veel allapoole, nüüd selline asi nagu ad scheduling tuleb siin ka välja. Mina soovitaksin seda nüüd alguses mitte lisada, sellel ei ole hetkel, selle mõte on sellisel juhul, kui te olete nüüd juba hiljem kursis, mis teie kampaania peal toimub, mis seal, millised päevad või kellaajad on siis nii-öelda kõige edukamad, et seda saate hiljem ise vaadata, näiteks toome näite esmaspäevast reedeni kella 8-5, te näete, et tuleb kõige rohkem siis näiteks vaatamisi ja klikke, et siis võite siit hiljem valida. Nüüd ma proovin siit minna edasi, ootame, kas ta laseb. Läheks läbi. Nii, ja nüüd jõuame siis reklaami enese loomise juurde. Praegu lähen siit lihtsalt siis text ad, mis on siis kõige tavalisem. Palun kindlasti pöörake tähelepanu sellele paremale osale siin, et siin ta hakkab näitama, milline see enam-vähem välja näeb.
ja siia taaskord teete siis mingisuguse pealkirja, ma jätan selle praegu niimoodi, nagu ta on, ja siis ütleme, et loome siia midagi. Ma panen lihtsalt siia mingisuguse näite, ma panen nüüd näiteks nimeks panen ilusad kingad. Nüüd te näete, kohe paremal ta muutub ka. Oluline on siinkohal, et siis reklaamitekst peab minema eeskirjadega kokku. Reklaami siis esitamisel kontrollitakse üle ja siis tavaliselt selle võtab aega 24 tundi ka. Nii, ja nüüd läheme järgmisele reale. Ma kirjutan siia siis mingisuguse kirjelduse näiteks. Panen siis ilusad punased kingad näiteks, eks ju. Midagi sellist. Tuvaline näide, aga et lihtsalt anda siis mingisugust ideed. Nüüd paneme siia viimasesse näiteks, ütleme mingi pakkumine kuidagi, et tähelepanu võita, allahindlus 20%, nagu siin ka näites oli. See ei pea olema selline, aga see on lihtsalt näide. Ja nüüd paneme siis kodulehekülje, mis siis minu puhul on praegu test.com. Nii. Lähme siis allapoole, vaatame, nüüd ta palub, et me lisaksime siis märksõnad. Märksõnad siis nagu ka enne öeldud olulised asjad, mille läbi siis hakatakse teie reklaami leidma. Panen siia kingad, just me tegime reklaami kingade kohta, ilusad näiteks, rohelised, siis soodsad. Selle mõte nüüd on see, et lihtsalt leida üles need märksõnad, mis vastavad teie ettevõttele, teie reklaamidele. Et selle peale peate siis lihtsalt ise mõtlema, mis see nagu hetkel on. Ja nüüd ta jälle näitab meile, mis me ennem valisime ka see default bid. Nii, ja kui ma nüüd panen siia save and continue to billing, siis ta laeb meil see ära. Ja nüüd ta käsib meil ühesõnaga selle konto siis arveldamist valida. Ma praegu seda ise ei hakka teile näitama, aga te näete isegi, et siin on näidised olemas, mille järgi siis minna ja kuidas seda teha. Et siit te siis panete nüüd selle arveldamise ka paika, et mina seda hetkel läbi ei tee, aga siin on, see on üsna selles mõttes ilmselge. Nii, ja nüüd ma valin praegu siit selle võimaluse. Vaatame, kuidas ta läheb meil. Küsib meil uuesti seda ka. Nii, ja nüüd jõudsimegi, eks ole, jälle pealehele. Pealehelt ma näitaksin teile sellised asjad kõigepealt ära, et nüüd, kui me vaatame siia salvereklaamid, siis me näeme, et siin on olemas. Siin oleks võib-olla ka oluline vaadata seda siis paremat nurka siin ülevalt. Et paremal nurgal on meil siis ajavahemik. Siin te saate pidevalt muuta seda, eks ole, võite vaadata all time ja siis võite muuta seda ise siin custom'i all. Selle läbi saate väga hästi näha siis, kuidas klikid on muutunud, mis ajal, et hiljem jällegi, kui tahate panna näiteks reklaamide ajastus, ehk siis selle ad schedule'i peale, siis siit on väga hea vaadata. Nii ja selline ta on, selline ta näeb välja. Siis siit saate lisada näiteks neid märksõnu juurde. Paneme siis veel korra siia kingad. Kuidas ta läheb. Nii, ta läheb näiteks siia, näitab ära, meil on märksõnad niimoodi tulevad. Ja võib-olla ka öelda, et näiteks siin, kus meil on all on negative keywords, siia võite lisada siis märksõnu, mis te ei taha, et käivitaksid teie reklaamid. Et see on teine väga oluline asi. Nii, aga nii ta on, nii see on esimene selline põhiline reklaami ja kampaania ülesehitus. Asju, mis ma olen rääkinud, veel täpsem informatsioon sellest on olemas siis support.google.com AdWords. Seal on ka meie kontaktid, kui on vaja lisainformatsiooni, aga sellelt lehelt siis saab väga palju lisa, et seda tuleb lihtsalt vaadata ja läbi töötada, aga see on kõige sellisem parem koht. Ja muidugi teine võimalus on tõesti YouTube'i videod on ka väga head. Et kui te panete lihtsalt YouTube'i erinevad asjad sisse, näiteks AdWords setup, midagi sellist, siis te leiate alati väga palju võimalusi sealt ja soovitame siis kindlasti vaadata neid, mis on ametlikud Google'i omad ka. Ja tänan teid ja reklaamima!